Tere hommikust! Ehitaja blogiraamat alustab laupäevast tööpäeva. Tänase päeva plaan on ehitada seesein valmis, paigaldada vöö, postid, kinnitada need postid siis palkseina külge nurgikutega, siis võtta ette järgmine küljesein. Siin on mul vaja veel võtta paar tuulekasti lauda ära, et ma pääseksin sinna alla. See sein läheb sinna veel üles poole, seal on veel vana voodrilaud, selle pean ka maha kiskuma, et oleks ruumi uue seina jaoks. Nii et võtan oma tööriistad välja bussist ning alustan tööga. Nii, ettevalmistused tehtud, tööriistad välja võetud, kinnitusvahendid, panin järkamissaa endale siia püsti, tõin natuke materjali, siin on see vundamendi lint, mida ma lõikan pikkupidi pooleks ja siis klammerdan selle prussile külge, sellest saab siis alumine vöö ning alustan ehitamisega siis. Nii, algus on tehtud. Paigaldasin siis alumise vöö mõne nurgikuga. Panin sirgelt jooksma. Panin ka nurga postid. Nüüd ma võtan akende joonise välja. Siis ma saan teada akna avamõõdud. Need vanad aknad jäävad seni kaua siia ette, kuni uued aknad saabuvad. Alustan siis postide paigaldamisega. Siuke see uus aken peaks tulema, aga siin on lugu siuke, et vana akna lengid jäävad alles. Et kuna nad on nagu seinaga ühenduses tapiga ning sees on tegelikult remont juba tehtud, siis leng jääb alles. Aga need on nagu kahekordse raamiga aknad ja välimised siis raamid käivad väljapoole lahti. Et ma pean kõigepealt siis välimised raamid küljest lahti saama, siis alles saan uue ava siia teha. Kes teab seda neppi, see teab, aga kes ei tea, võib-olla tuleb kasuks. Ühesõnaga, mul on siin bruss vöö peal, aga ta on väheke viltu. Mul on siin nagu vinkliga joon ette tehtud. Mul oleks vaja teda nagu väänata sirgemaks. Ülevalt on ta juba kinni, et suht raskem käsitsi seda puhtalt käsitsi teha. Siis ma panin siia pitskruvi külge, tõmban sellest siis selles suunas, et ta läheks sirgeks. Ja siis saan teiselt poolt kinni kruvida. Täna on nii maru tuul ja vihma ka sajab. Et paigaldaan seda laserit siin, et teada saada, kus need aknava postid tulevad, siis laser kõigub ja kiir on ka siuke nagu laiali, et ma pean pidevalt seda klaasi kuivatama.
siis selle alumise seina, mis kõige keerulisem osa on nüüd mul tehtud. Nurgapostid, aknavapostid. Nüüd ma saan sinna nurga ja aknavapostide vahele teised postid paigaldada. Ja siis ma hakkan neid rihtima. Enamus poste on paigaldatud. Pane veel aknaavades vahepostid üles ja alla, teisele poole samuti. Ma teen väikese lõuna ja siis tegutsen edasi. Nüüd alustan rihtimisega, et äärmised postid on mul ilusti loodis. Ma tõmbasin siis nööri ka sealt posti juurest sinna lõppu. Panin 5-sendise klotsi vahele, et nöör oleks teistest postidest eemal. Et ma saan siis vaadata teise 5-sendise klotsiga, et kas post vajab siis tõmbamist või lükkamist. Ja siis fikseerin neid vinklitega. Maru tuul on, redelid ja tööriistad lendavad siin. Ma näitan teile oma lemmiktööriista, milleks on tollipulk. Need, kes on Skandinaavias tööd teinud, nendel on see kindlasti külge jäänud. Ka mulle. Mis ma tahtsin veel lisada on see, et mu videote point ei ole kohe kindlasti mitte õpetada kedagi, kuidas peaks tegema või kuidas ei peaks tegema. Kõigest näitan, et kuidas teen seda tööd mina. Teen seda oma kogemuspagasi põhjal. Üks rida vinkleid on mul siin paigas. Pean veel siia vahele panema, alla ülesse. Näitan, millega ma neid kinnitasin ka. Ankrukruvid. 6 kantkruvid boldi peaga. Ja ma usun, et jääb väga tugev. Läks, mis ta läks, tuulise ilma kiusteks sai sein valmis, sõrestik paigas, rihitud, kinnitatud. Homme võtan selle külje ette. Justkui tundub, et ei olegi ju palju teha, et väike sein, aga siin on nii palju pisiasju, millega tuleb arvestada. Ja mul oli täna poolik päev ka. Parem midagi kui mitte midagi, aga vaikselt see maja hakkab ilmed võtma. Kohtume homme. Error-prone contractor. From the construction site. Honest and unfiltered. Built on experience, not just words.